selles mõttes, et mina rääkisin korraldajatega, meie on vastu, kõik loetakse läbi, kõik nagu märkused on juurde teeme, igal juhul neid nagu protsessis arvestatakse. Vastata võib nagu igat moodi, et ma mõtlen ka nagu seda, et see, mis meil siin arutelus on kõlama jäänud, need on nagu mõistlikud hirmud, et iseenesest on tõesti teada, et eks seda referendumi instrumenti saab kasutada, kindlasti on palju viise, kuidas see võib nagu bussi, aga et meie ülesanne siin ei ole, või noh, et me ei pea tingimata nagu tõmbama kogu sellele instrumendile vett peale lihtsalt sellepärast, et see võib bussi minna. Kui me leiame, et põhimõtteliselt on võimalik, et seda referendumit saab nagu hästi kasutada ja tore oleks, kui rohkem referendumit oleks, mis oleks läbi mõeldud ja küsimused erapooletult sõnastatud ja nii, et inimesed saaksid sellest kaasa rääkida, et siis kui me vastume siin jah, siis no näiteks üks võimalik lahendus, mis siis on, et võib-olla siis lihtsalt ongi kaotatakse näiteks see klausel ära, et kui referendum läbi valitsusele vastume tagasi. Et siis noh, ka see ei too iseenesest mingit väga palju rohkem referendumeid, aga see võtab ära ühe nagu olulise piirangu sellest, miks nagu, kui praegune olukord jätkub, siis me võime kindla vedada, et ühtegi referendumit, mis ei ole selline, mida tingimata on vaja teha, nagu see Euroopa Liidu referendum oli, et juristid otsustasid, et teistmoodi ei ole võimalik praeguse põhiseadusega edasi minna, kui see paneb rahvahääletusse, siis lihtsalt ühtegi referendumit. Kuidas see referendum vastatakse ei. Või nagu vastatakse jah. Ei, aga ma ei mõtle seda, et kes nagu siis oleks referendumi point. Ei, kas ei ole niimoodi, et liiga vähe osavõtjaid on? Niimoodi on, et rahvahääletusele pandud seadusele lükatakse tagasi, tuleb välja kuulutada erakorralised Riigikogu valimised. Ehk siis, et kui praegu Riigikogu saab selle referendumi välja kuulutada, ütleb, et meil on siin selline eelnõu, millele me tahaksime saada, mis me tunneme, et ei piisa sellest, kui me siin Riigikogus otsustame, vaid me tahaksime saada rahva toetust. Me paneme selle referendumile, referendum kukub läbi, sellised ju Riigikogu peab ostama tagasi. Ehk siin on näiteks, et kui see Euroopa Liidu on ju, mis see referendumi küsimus oli, et kõiki seadusi tuleks muuta niimoodi, et me saaksime selle õigusruumiga liituda, kui see oleks kukkunud läbi, ühtlasi oleks tulnud uued Riigikogu valimised. Meil peaks mingi piirang panna, siis näiteks 4 korda kukku läbi, siis peaks et senikaua peab valitsus rahvast veenima või? Proovime uuesti, teil oli ikka vastuseid valesti. Okei, ühesõnaga, ma arvan, et me oleme selle referendumi küsimusega nüüd piisavalt tegelenud, et pakkuda kõigile nagu mõtteainet, et enne kui ma annaks seda arutelu vabaks, ma tuleksin siin siis tagasi selle rahvakogu küsimuse juurde ka. Siin on meie käest on siis küsitud ka sellist asja, et kas rahvakogu peaks, see on ühesõnaga teine küsimus, ühesõnaga jah, lugege. Lähme tagasi. Jah, lähme number 2. Ma ei tahtnud selle juurde teisele tulla. Jaa, oi, ei ole. On, seal on. Palun jagage. Inimesed lähemale tulla ka ja kui te tahate arutelus osaleda, siis see, et te oleksite alguses siin olnud, ei ole absoluutselt kohustuslik. Palun tulge lähemale ja ka osaleda. Infolavastust saab veel seda. Ühesõnaga, küsimus meie ees on siis see, et ma saan aru, et siin rahvakogu entusiastidel rahvakogu kui sellisega on tahtmist igal juhul edasi minna. Ja küsimus, mille kohta meie arvamus küsitakse, on see, et kas rahvakogu peaks jätkama vabatahtlikkuse alusel või võiks Riigikogu anda, võiks anda sellele riigieelarvest raha sellele samale protsessile, millele me siin praegu osame. Kindlasti ta peab edasi minema, jah? Sellised variandid on meile antud ja sellist varianti, et... Oot, minge laiali, ei, lõpetage.
või viies positsioon, noh, opositsioon ja koalitsioon on nii, see selleks, aga et läbi lõi Eesti rahvas esindatud läbi rahvakogu siis, et see jätkuks ikkagi edasi. Siin on kaks positiivset vastust. Siin on kaks positiivset vastust. Ma ei tea seda lõi. Ma arvan, et selle mõte on see, Kas rahastada seda, praegu on ka ju selle presidendi raha arvelt riigieelarvest ära. ma arvan, et selle mõte on see, et noh, meie siin ei saa, eks see rahvakogu laiali saata, kuna see on vabatahtlikult kokku tulnud ja Õnnetusega tuleks välja. aga noh, fakt on see, et selle peale mingisugust raha kulub. Ma arvan, et kui me vastame siin seda, et peaks jätkuma vabatahtlikult, siis võib eeldada, et see jätkab. Kuna on näha, et see on ühiskond suure vastuväe saanud ja ma arvan, et nii palju, kui ma siin näen veel seda arutelu täna, siis noh, see on nagu positiivne, inimestel meeldib seda teha. Ma arvan, et samasuguses vormis nagu praegu mõne korra kindlasti veel jätkub. Aga küsimus on selles, et kas me oma tänase kogemuse põhjal nagu leiame, et seda protsessi võiks ka riigieelarvest rahastada. Tundub, et need kaks vastust ongi vastused erinevatele küsimustele, et minu meelest väga loomulikult mõlemale teha ringi ümber. Et rahastada riigieelarvest ja valim kui selline peaks olema vabatahtlik, et nüüd meie, kes me siin oleme, kes me valimisse ei sattunud, saaksid siiski sellest osa võtta, kui ma tahan teha vabatahtlikult. Mina piirdusin ainult 100 euroga selle arvele maksmisega, et see ole, mis pidi miljon krooni maksabki. Sisuliselt tänane päev, see 60 000 eurot. Mitte tänane päev, kogu see internetikeskkond, kõik see eraldus oli 60 midagi tuhat eurot. Ärme looda seda, et nüüd riik peab seda eelarve kaudu rahastama, et minu meelest teie vabatahtlikud, kes te siin olete, omast ajast aeg on raha, et see rahvakogu peab jätkuma, aga vaatamata sellele, kas need 4 parlamenti ennast tsementeerinud erakonda annavad selle raha või mitte. Ma olen päris kindel, et see nii ka läheb, et see rahvakogu tõesti käib. Jah, et Janek Mägi kirjutas väga küünilise kehvi artikli täna ja põhimõtteliselt võib ta ka nõus olla, aga põhimõtteliselt ei tohi ta ka nõus olla. Kuulge, aga ühesõnaga, ma ei tea, mulle tundub, et see rahvakogu üle arutamine ei anna meile hetkel midagi juurde, et hääletage pärast selle päeva lõppu oma südametunnistuse järgi. Ja ei ole liitunud selle järgi, kui te mõlemad mõlemad? Ei. Me eelistame, mitte me ei hääleta. Et raha ja vabatahtlikud. Et aga kas, meil on praegu 5 minutit aega, ma kahtlustan, et selle aja pärast siis see hakkab jälle mängima. Siis me peame väikse pausi pidama siin, aga kas me tahame selle aja jooksul siis, kas on mingeid küsimusi, mis me tahame, mida me ka võiksime veel arutada siin või mille kohta oma arvamuse öelda? Lepime kokku, et revolutsionääridena siiski me ei kaaperda seda suurt üritust. Lepime? Aga me selles mõttes, et meie hääl on ikkagi täpselt sama oluline nagu kõigi nende inimeste hääl, kes on seal üleval ja meie sisend sellesse protsessi igal juhul me selle koostame ja igal juhul seda nagu kasutatakse. Ma arvan, et me protsessi ei kaaperda, aga protsessis me osaleme. Aga ma saan aru, et sa otsite vabandust, ma unustasin alguses ära, et kas me võime leppida kokku sellise, et me räägime sina omavahel, kui teile kõigile sobib. See midagi tundub nagu, me oleme rohkem ühise asja eest. Muidu nooremaid inimesi hakkab sinatama ja vanemaid teetama. Kukub väga imelikult. Et kas ma saan aru, et sa tahtsid tõstatada selle küsimuse, et Riigikogu komisjonide istungid peaks olla avaldada? Istungid avalikus ära. No tähendab, see on, läheb edasi riigisaladuse teema, et mis on salajane. Kas see ämma nimi, kes kapist annab raha, kas see on salajane? Kas see KGB raha, mis meie seadusloomet mõjutab, kas see on salajane? Või on mingisugune, ma ei tea, küberkaitse, mingisugune trikk, mida ei tohi teada NATO-välised riigid, see on salajane. Põhimõtteliselt nagu see riigisaladuse ja komisjoni töö saladuse määratus paneb ka selle asjad paika.
poliitika peab olema avalik või mitte, ühesõnaga, kas ma tohin teada, kellele sõõruma annab ja kellele mitte seda raha? Konkreetne juhus, mis ma arvan, mis tõttu võiks iseenesest minu arust seda küsimust arutada küll, on ju see, et kui oli seesama Meikari kaasus, siis üks asi, mida prokuratuur seal uuris, oli see, et kas Kalle Palling, kes on keskkonnakomisjoni liige, ühel keskkonnakomisjoni istungil on hääletanud niimoodi või mõjutanud seda keskkonnakomisjoni niimoodi, mis ühesõnaga tal oli seos mingisuguse kilekotti tootva firmaga. Ühesõnaga, no täpselt detaile ei tea ja ma ei taha ka öelda, ma ei taha jätta muljet, et prokuratuur leidis lõppkokkuvõttes, et seal mingit probleemi ei ole, aga prokuratuur küsis Riigikogu käest seda, et kas nad saaksid selle keskkonnakomisjoni protokolli näha, kuidas siis Riigikogu liige Palling on selles küsimuses tegelenud, mis ta on selles küsimuses öelnud, ja Riigikogu ütles, et ei, see protokoll on salajane ja seda me välja ei anna. Isegi prokuratuurile mitte? Jah, isegi prokuratuurile mitte, just. Isegi mitte avalikkusele, vaid isegi prokuratuurile seda ei saa. Samas nagu on olemas riike, kus parlamendikomisjonide istungid on mitte ainult protokollitud, vaid neid kantakse põhimõtteliselt üle. Ma tean, et USA-s ma olen vaadanud mitmeid parlamendi neid sessioone. Minu arust iseenesest ma olen täiesti nõus panema ka selle küsimuse, nagu meil mingil hetkel arutada. Kui kellelgi on veel mingi sarnane küsimus, mis ta leiab, et me võiksime siin omavahelises ringis üles tõsta ja arutada, siis palun nagu, et seda piirangut minu poolt ei ole. Ma olen hästi nagu ei taha soleerida, et ma tahan inimesed aga võiks ju rääkida erakondades demokraatiast ja erakondades rahastamisest, et kui ma esitan mingile ametkonnale mingisuguse päringu, siis 30 päeva jooksul ollakse kohustused vastama, aga erakonna liikmele ei vasta keegi. Kui ma küsin nende kontori käest midagi, siis see vastus jääb saamata. Ja öeldakse, et see on nabakas. Ja sa üldse küsid üks asja. Tegelikult on selline. Ma ei tea, kui paljudest on erakondade liikmed. Isegi volikogude liikmed, erakondade volikogude liikmed on ääretus infosulus. Nad ei tea, mis tegelikult tagatubades otsustatakse, millest räägitakse. See on meie tegelikkus. Miks me edasi tahame minna, tegeleme tänase päevaga, mis toomist. Ja see põhjendus seal on vist see, et erakond ei ole riigi õiguse alla käiva organisatsioon. Või põhikirja ka tõlgendada, erakonna põhikirja tõlgendada nii nagu seda. Jaa, et see, ühesõnaga, minu arust see on ka hea küsimus. Nii, kallid rahvakogulised. Esimese aruteluploki aeg on läbi saanud. Ma loodan, et arutelu oli intensiivne, et teie lauakaaslased teid väga ära ei ehmatanud, et te kellega tülli ei läinud, vastupidi, leidsite palju uusi sõpru Eestimaa pealt endale. Ja nüüd lähemegi esimese hääletuse juurde. Enne hääletuse algust ma kordan veel üle pultide kohta, et kui te hääletate, vajutate oma eelistusele ja süttib põlema roheline tuli ja see kustub, siis on teie hääl edastatud. Kui süttib roheline tuli, aga siis hakkab põlema punane tuli, siis ei läinud teie hääl läbi. Siis te võite uuesti proovida ja asi võib olla ka selles, et laine ei jõua keskusesse, keskus on meie vastas seal laulukaare pool, et siis te võite uuesti proovida ja oma puldi sinna poole suunata. Arvesse läheb alati viimane eelistus siis. Ja muidugi paralleelselt kõik pannakse kirja, te panete kirja ka oma lehtedel, nii et ükski arvamus nii või naa ei lähe kaduma. Aga võimegi alustada hääletusega ja iga küsimuse hääletamise jaoks on 45 sekundit. Nii et alustame esimese küsimusega. Ja esimene küsimus puudutas siis igapäevapoliitika avatust. Ja küsimus kõlas siis selliselt, et me küsime teilt, kas te peate vajalikuks, et avalikkuse võimalused õigusaktide otsustamisel kaasa rääkida oleksid seadusega reguleeritud. Vastuse variantid on lihtsad, 1 on jah ja 2 on ei. Taustaks siis võib-olla nii palju, ilmselt käis see ka teie aruteludest juba läbi, et tänasel päeval on meil küll olemas kaasamise head tavad ja otsustajatel on ka kohustus teid informeerida sellest, mis tuleb otsustamisele, aga ei ole reguleeritud siis seda, mis saab kodanike sisendist otsustusprotsessis edasi.
10 sekundit. Kes leiab, et me peaksime jätkama nii nagu senini, vastab ei. Ja kes soovib muutust, vastab jah. 3, 2, 1. Ja esimese küsimuse hääletus on läbi. Nüüd ütleme ka, mis oli õige vastus. Ei tegelikult. Õiget vastust ei ole. Osa veel jookseb bussile järele. Ja kohe selgub eelistus esimese küsimuse asjus. Stopp. Ja enamik siis pooldab, et praegune kord saab muudetud. Ehk et hakatakse reguleerima ka seda, kuidas siis kodanikud või kodanikuühendused ise saavad rääkida kaasa poliitilises otsustamisprotsessis. Näiteks, et just aplaus. Rahvakogu esimene katse näitas siis alternatiivi tänasele otsustamise protsessile või viisile. Aga läheme järgmise küsimuse juurde. Hääletus võib alata juba nüüd, sest et ekraanidel on küsimus juba üleval. Ja me küsime teilt rahvakogu kohta. Kas rahvakogu peaks jätkama praegusel kujul, ehk siis vabatahtliku algatusena, mis tuleb kokku siis, kui keegid leiavad, et seda on nüüd vaja, kui selleks on aega ja võimalust, või siis tuleks rahvakogu muuta selliseks stabiilseks institutsiooniks, et sellele on riigieelarvest ette nähtud vahendid, ta tegutseb alaliselt, mingis mõttes regulaarselt ja kogubki siis erinevate teemadel ideid ja esitab need Riigikogule. Ehk number 1 vajutale siis, kui rahvakogu võiks jätkata vabatahtliku kodanikualgatusena ja number 2 sellisel juhul, kui see võiks muutuda iseseisvaks institutsiooniks. 10 sekundit veel, et otsustada rahvakogu saatus. 3, 2, 1 ja teise küsimuse eelistamine on lõppenud. Ja, kas meil on veel järelejooksjaid? Nii. Ja enamik soovib siis, et rahvakogu jätkaks praegusel kujul. Ehk vabatahtliku kodanikualgatusena. Tuleme kokku siis, kui näeme, et teisiti ei saa. Aitäh teile eelistamast! Aplaus teile! Läheme kolmanda küsimuse juurde. Hääletusega võite alustada nüüd. Ja küsimuse sisu peaks olema juba läbi arutatud, puudutab see rahvaalgatust. Et küsimus on selles, kas tuleks seadustada see, et Riigikogu on kohustatud võtma arutlusele teatud hulga toetusallkirju saanud petitsioonid. Näiteks, et meie algatus saab 25 000 allkirja ja siis on Riigikogu kohustatud seda arutada. Ja vastata saab sellele, kas jah, see peaks olema seadustatud või ei, seda pole vaja. Nii, veel 10 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1 ja eelistamine on lõppenud. Ja kohe selgub ja ülekaalukas toetus sellele, et rahvaalgatus peaks olema seadustatud. Kokku 96% toetas seda varianti ja vaid 12 hääletajat siis leidis, et peaks jätkama nii nagu praegu. Ma isiklikult arvan, et see on õige vastus. Aga see on ainult minu isiklik arvamus. Ma olen teiega väga rahul. Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Just, ja jõuame veel konkreetsemalt otsedemokraatia juurde. Võite juba hääletada, sest et küsimus on teile kindlasti arutelust tuttav ja see on kõikidel ekraanidel. Aga Mari-Liis kordab selle veel üle. Just, küsimus puudutab rahvahääletusi. Ja küsimus on selles, kas te pooldate seaduseelnõude rahvahääletusele panemise korra lihtsustamist. Et olulisi riigielu küsimusi hakataks otsustama siis rahvahääletuse vahetusel. Kõik saavad valida. Ja ka teie saate siis valida oma eelistuse, kas laiendada otsedemokraatiat Eestis või mitte. 15 sekundit. 10,
5, 4, 3, 2, 1. Hääletus sellele küsimusele on lõppenud. Paistab, et see oli natuke keerulisem küsimus vahetuseks. See on ka suur vastutus. Aga enamus rahvakogul osalenutest siis leiab, et rahvahääletuste korda tuleks tõepoolest lihtsustada ja nii-öelda rahvahääletusi võiks siis Eestis toimuda tõenäoliselt rohkem. Suured tänud teile vastamast neile 4 küsimusele. Nüüd, enne kui me läheme aruteluga edasi järgmiste küsimuste juurde, on meil teile veel üks väga oluline ülesanne. Ja selleks ülesandeks on mõelda välja, milline nendest 4 ettepanekust on teile endale kõige olulisem. Kui me nüüd paneksime need mingisse tähtsuse järjekorda, et millest näiteks Riigikogu peaks alustama siis nende ettepanekute arutamist või kinnitamist. Et mis ettepanek läks teile kõige rohkem korda? Kas siis kaasamise reguleerimine, küsimus rahvakogu jätkamisest, siis petitsioonide korra regulatsioonist või siis rahvahääletuste korraldamisest. Milline on teie meelest neist kõige olulisem? Kaasamine, rahvakogu, petitsioonid või rahvahääletused? Ja võib hakata hääletama. Hääletusnumbrid on kuvatud tabloodele ja need on ka täpselt need samad, mis oli järjekord siis teie nendes arutelupakettides. See küsimus, millest te tõenäoliselt alustasite, on esimene ja see, millega te lõpetasite, on tõenäoliselt viimane, ehk rahvahääletuste küsimus. Vajutate number 1, kui teie meelest on kaasatus kõige olulisem, number 2, juhul kui rahvakogu jätkamine on teie meelest või mitte jätkamine, nii-öelda regulaarsel alusel on teie meelest oluline, vajutate number 3, kui petitsioonid on teie meelest kõige olulisem uuendus, mis tuleks sisse viia, ja vajutate number 4, kui rahvahääletus on see, mille peaks võtma esmajärjekorras siis vaatluse alla arutusele. 10 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1 ja hääletus on lõppenud. Vaatame, mis siis esimese ploki teemadest oli teie jaoks kõige olulisem. Ja kõige rohkem poolehoidu kogusid taaskord petitsioonid. Ehk see, et saaks teha rahvaalgatusi, koguda allkirju ja kohustada näiteks siis Riigikogu ka neid arutama. Aga ma vaatan, et jagunemine on tegelikult üpriski võrdne, mis tähendab, et ei olnud ühtegi teemat, mida te oleksite pidanud ebatähtsaks, mida ei oleks tulnud arutada, nii et kõik teemad olid väga vajalikud ja õigusega siia valitud. Suured tänud teile arutamast ja ka oma eelistust üles näitamast. Aga nüüd ongi võib-olla tulla hetk siia inimestele lähemale ja küsida, kuidas esimene aruteluvoor läks. Mari-Liis, ütle üks lauanumber. Mis sulle siin võiks olla ligipääsetav? Võtame näiteks lauanumber 9. 9. Jääb sulle kella 11 suunas. Nii, ma tulen siia laua juurde number 9. Tere! Küsingi siit kõigepealt lauajuhilt, kuidas möödus esimene arutelu tund? Tere kõigile ja palju jõudu meile ka. Vist on. Ja suurepärane on minul küll teatada, et meie laud on olnud äärmiselt tasakaaluga arutelu laud ja kõik inimesed, kes meil siin on oma mõtteid suurepäraselt, selgelt ja väga isikupäraselt. See tähendab, et igaüks ütles ikka oma mõtte välja ja kaugeltki mitte kõik ei olnud ühel meelel alati. Nii et mingeid tülisid ei ole olnud, kõik on rahumeelselt ja konstruktiivses õhkkonnas saanud läbi arutada. Täpselt nii on, kõik on täiesti rahumeelsed, aga nagu tõeliselt isiksused ikka, igaühel oma arvamus on ja seda kaitstakse. Aitäh! Küsin siit siis teiselt poolt osalejad. Jah,
nii, esimesed muljed esimesest arutelutunnist. Väga asjalik teemad on olnud ja väga asjalikult on kõik oma arvamust avaldanud. Väga hea. Kas teil on endal ka mõni teema, mida te eriti ootate nendest 5 või on kõik võrdselt tähtsad, vajavad läbiarutamist? Igapäevane poliitikasse sekkumine on minu jaoks kõige tähtsam ja see on läbi. Väga hea. Aga Edu? Siit on ühtlasi ka paslik juhatada sisse järgmine arutelusessioon. Ja järgmiseks teemaks, mis on kaetud ka teie arutelu taustapaberite paketis, on siis erakonnad ja täpsemalt erakondade rahastamine. Kuidas see peaks toimuma, kuidas peaks olema kontrollitud, kes peaks saama erakondi rahastada ja millises mahus peaks tegema seda riik. Taaskord on teil aruteluks aega orienteeruvalt 50 minutit. Meie tuleme siia tagasi, et teie eelistustest teada saada kell 13.50. Jah, praegu on kuskil veel 5 minutit aega, et ära käia oma lauast, tegeleda, puhata arutelust, diskussioonist ja siis kell 1 edasi minna. Edu teile ja jõudu! Ja tarkust!